Tere tulemast! Mul on rõõmsalt niimoodi hea tunne kinnitada, et sa oled täna siin meiega ja täna ka vaimse tervise päev ja seda enam võiks öelda, et need tänased teemad on väga asjakohased, nii et toredat vaimse tervise päeva meile. Ja täna oleme stuudios Üli Kukumäega, kellega me räägime sellisest huvitavast asjast nagu mikromott. Et kas sa üldse oled mõelnud, mis asi on mikromott või et miks me üldse sellest täna räägime? Aga võin juba etteruttavalt siin ära öelda, et tõesti teema siis on seotud enesejuhtimisega ja selliste mikromotivatsioonidega, et hakkame sinna siis sisse piiluma. Aga tervitame täna siis stuudios Üli Kukumägi siin minu vastas istumas ja kohe Üliga räägib iseendast rohkem. Jah, mikromott ja paari sõnaga võib-olla ütlen, et kes ma siis olen. Just. Ma olen nüüd siis 33 aastat olnud eraettevõtja, tänu millele ma aastal 2000 üldse jõudsin psühholoogia juurde, kui ma esimest korda elus kõik kaotasin äris. Ja eks ta on, et rasked ajad on parajad väljakutsed, aga seal on pluss see alati, et senikaua kui kõik on hästi, tavaliselt me ei kipu midagi enda elus muutma. Ehk siis me üritame säilitada maksimaalselt seda, mis on ja mitte mingil juhul siis olema kuidagi teistmoodi, kui me oleme harjunud olema. Ja ma sellest ajast peale olen õppinud nii psühholoogiat kui väga erinevaid teraapiaviise. Viimased 3 aastat olen ma töötanud ka ühe suure organisatsiooni, ka nende töötajatega, kes siis pöörduvad erinevate probleemidega ja 13 aastat olen andnud tänaseks loenguid väga erinevatel teemadel. Alustasin kommunikatsioonist, mis oli, on ja jääb kõigi jaoks kõige keerulisemaks, sest et eeldada nüüd, et me saaksime ühest samast asjast täpselt samamoodi aru, on sama absurdne, kui eeldada, et sinu soovi peale tekib, ma ei tea, päike välja. Ja seal on ka omad põhjused, miks see niimoodi on ja ka sellest ma pärastpool natuke räägin. Lisaks ligi 13 aastat olen ma ka andnud loenguid mitteverbaalsest kommunikatsioonist, mille kohta on nagu tohutult igasuguseid müüte, näiteks nagu oleks olemas mingid kinniste lahtised poosid või et kui keegi sügab nina, et see on Pinocchio nina ja valetab, see on absoluutselt jama jutt, rõhutan ma siin, sest et kehakeel on täppisteadus. Meil on baasemotsioonid, baasemotsioonidele on iseloomulikud spetsiifilised näolihaste liikumised ja samamoodi ka keha liikumised. Ehk siis ta on täppisteadus, nii et seda nagu eeldada nüüd, et näed, nüüd ta tegi ühe teise liigutuse, see ei tähenda veel mitte kui midagi. Olen andnud ka loenguid ja annan ka praegu antisotsiaalse isiksushäire kohta. Miks? Sellepärast, et need on need, kes teile kirjutavad see 80% kaebekirjadest, tekitavad teil probleemid nii tööl kui eraelus. Olete te siis korteriühistus juhatuses või olete te siis, ma ei tea, kannatate kooli kiusamise all. Et see on teatud isiksuse häire ja ma arvan, et mida rohkem me sellest teame, seda rohkem me saame lihtsalt aru, et nende ajuga funktsioneerib natukene teistmoodi, mida ajuuuringud, mis on väga palju tehtud, rõhutavad. Ja positiivse psühholoogiat ma lugesin circa 12 aastat, kus siis tuli välja see mõttejõud kuskil 4 aastat tagasi. Sest et see positiivse psühholoogia, see on nagu selline, kas ma tean, psühholoogia suund, kus siis keskenduti mitte sellele, et kuidas siis keegi läbi kukkus või kuidas ei saa, vaid vastupidiselt, et kuidas siis käitusid ja eelkõige siis mõtlesid läbi, mille me siis hakkame ka käituma, inimesed, kellel siis elus õnnestus või kes siis said seda, mis nad tahavad. Ja see mõttejõud ja kui palju kui me oskame siis oma kontrollida, et mis meil siis siin 2 kõrva vahel toimub, see tööd määrab ära meie elus, ma ütleksin, et praktiliselt kõik, sest me küll üritame ja igasugused huvitavad teooriad, et kuidas siis nagu teisi mõjutada või mitte mõjutada või et kuidas panna teda tegema ühte või teist asja, aga tõsi on see, et ega me ei saa kontrollida väljaspool iseennast toimuvat suurt mitte midagi, alates sellest, et mis ilm on,
kas sõda algab või lõpeb või siis seda, eks ole, et kas see kolleeg teeb ära oma töökohustused või sina pead siis tema eest neid tegema või kuidas su boss suga käitub või kas see, kes sulle meeldib, sind armastab või mitte, et sa ei saa neid asju kontrollida. Küll aga see, et kuivõrd hästi me tuleme toime nagu iseendaga ja ma pean siin silmas nagu just mitte seda, et ole nüüd tänulik selle eest, et mingi tõbras sulle midagi korraldas, vaid just sellega, et küsimus ei ole kunagi selles, mis teised tegid, vaid selles, et kuidas iseendaga seda rahu sõlmida nii-öeldes. Võt see hakkab nagu määrama seda, et missugune meie elu kvaliteet sõna otseses mõttes on. Lisaks ka see motivatsioon kui selline, see ei ole ju mitte midagi muud kui mõtteviis iseenesest. Ja kui võtta statistiliselt, siis näiteks need, kes siis, ma ei tea, 1. september otsustavad, et nüüd tänast päevast hakkan nüüd väga hoogsalt spordisaalis käima, siis mida rohkem ta eelnevatel kordadel on seda sama asja üritanud, seda suurem tõenäosusega ta ka seekord kukub läbi ja seal on ka oma spetsiifika, miks see toimub. Ja ma arvan, et see sama uus programm, mis meil praegu siin kokku pandud on, see sai koostatud selle põhimõttega, et inimene on loodud väga täiuslikuna ja kui me ise suudame sellest kuidagimoodi aru saada, esiteks oleks väga tore, et meist tõesti sõltub mitte sellest, mida teeb su naaber või mida arvab sinust keegi teine. Ja lisaks, kui me nagu teame seda, neid spetsiifikaid, kuidas meie aju töötab ja kuna aju töötab koos kehaga, siis ka ära kasutada, ma ütleks, trikke võib-olla või nippe, mis on siis nagu teaduspõhised ja kuidas siis nagu mitte raisata aega, sest ma arvan, et aeg on nagu kõige väärtuslikum meie elus, mis üldse on, sest ülejäänud asjad tulevad ja lähevad, aga just seda, et mitte kaotada aega ja lasta siis ennast nii-öelda juhtida oma elu välistel faktoritel. Ja tänapäeval on hästi keeruline just see, et informatsiooni tulv on nagu tohutu, et kas või kui sa siis ütleme, sõidad nagu ma täna siia sõites Viimsist tuled, siis kui Pirita teel vaatad, siis tõesti, ega seal nagu väga palju niisuguseid positiivseid plakateid sisuga reklaam või mitte, või siis nagu täiesti jaburaid plakateid sisuga reklaam või mitte, et suhteliselt ikka, ütleme, 8 on negatiivset 10 ja 2 on siis võib-olla annavad natukene lootust, kui ütleme, kui see laulja, kes seal plakati peal nagu see Jarek Kasar seal täna oli, kui ta veel vähe rõõmsama näoga oleks, siis võib-olla tekitaks mingit lootust homse suhtes. Aga ülejäänud on ikkagi nagu tahes tahtmata sa sõidad ja sa kogu aeg märkad seda ja see kõik on sisend. Ja paned teleka käima või paned uudised, eks ole, et miks me neid uudiseid loeme, selle asemel, et parem nagu õppida või mõelda välja, mis ma tahaksin või ma ei tea, mõelda oma tervisest või tegeleda lastega, ongi see, et meil on see vajadus, uudsuse vajadus ja see on nagu kõige lihtsam versioon siis nii-öelda selle rahuldamiseks. Aga kahjuks ka sealt tulevad sisse ja ma täna just sõites just vaatasin, et 10 inimesest, kes sul tuleb tänaval vastu, 2-3 nendest siis istuvad oma nutitelefonis isegi kõndimise ajal. Ma ei tea nüüd küll, kuidas nende porilompide ja aukudega seal tänaval nendel läheb, aga see on ka, eks ole, et see on ju sõltuvus iseenesest, mis seal tekib just sellest, et sa ei saagi enam sellest. Ja kas kõik need asjad vaata mõjutavad seda, et kuidas meie aju töötab ja kuivõrd hajutatud meie fookus on. Aga fookusega on probleem selles, et kus su fookus on, seal on ka tulemus. Ja kui me võtame statistiliselt, siis kui siin kuskil 3-4 aastat tagasi ma hakkasin koolitusklassides küsima, et öelge siis palun ausalt, et mitu tundi te siis tööpäeva jooksul nagu tööd teete. Sest mul hakkas tekkima küsimus, et kui ma kirjutan midagi või kui ma valmistan ette oma loenguid või et ehk siis aju muidugi võtab nagu enamuse osa energiast või suure mahu energiast, aga et 4-5 tundi intensiivset fokusseeritud tegevust on nagu lagi hakkas mulle tunduma. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas nad siis nagu 8 tundi suudavad teha, et kas ma nagu mingi ei ole nagu ikka vormis või milles küsimus siis on, eks ju. Ja kuskil 2 aastat tagasi soomlased tulidki välja uuringuga,
et noh, jah, tõesti, et inimene töötabki 3-4 tundi, nii nagu minu koolitusklassides erinevate firmade esindajad hakkasid seda ütlema, et jah, noh, siis kui ülemus juures ei olnud, et jah, 3-4 tundi. Ja nüüd tekib küsimus, et noh, eks ole, et sa ju, kui sa oled hommiku tööle, 8-tunnine tööpäev, et no, et sa ju ei jaksa kogu aeg kohvi juua, eks ole, sa ei jaksa ju kogu aeg, eks ole, noh, ka kolleegi klatsida või ma ei tea, pausi pidada, aknast välja vaadata või internetis vahepeal surfata. No aga kuhu see aeg läheb, ongi see ongi fookuse tagasisaamine tegevusele, millega sa olid parasjagu tegelenud, kui sind segati. Ja võt, sellepärast ma arvan, et see on nagu üks tohutu ressurss, mida me saaksime kasutada. Lisaks on ka noh, näiteks seesama, et kuigi me siin ajame taga kõik tööõnne ja et noh, üritame siis, et kuidas me siis kedagi teeme tööl õnnelikumaks või õnnetumaks, et noh, mitu saiakest me talle anname või mitu vaba päeva või et ausalt, ega sellest suurt tolku ei ole kahjuks. Seepärast, et kui ta ikkagi keeldub õnnelik olemas, siis noh, me ei saa teda kuidagi moodi õnnelikuks teha. Ja lisaks, noh, kui me võtame nüüd noh, isegi filosoofiliselt, siis õnn on väga abstraktne mõiste üleüldse. Et me saame olla bioloogiliselt või neurofüsioloogiliselt rõõmsad, aga me ei saa olla kuidagi moodi õnnelikud. Ja seda enam, et ta on natukene määramatum ja seda enam, et inimene kahjuks tavaliselt mõtleb kuskil 2-3, maksimaalselt 4 käiku ette, aga ta ei mõtle nagu seal nagu põhjalikumalt ja lisaks ekstreemsetes olukordades, ehk siis ütleme ekstreemne, noh, see sõltub peale, mis on sinu aju jaoks just parasjagu ekstreemne, aga ütleme traumaatilised sündmused, on nad siis näiteks mingi ootamatu, ma ei tea, libisemine, kui sa kukud valusast, eks ole, või siis see, et noh, istud seal koosolekul ja räägid seal mingit uut ideed, mille peale sa olid tulnud ja nüüd keegi pööritab silmi selle peale või teeb niisuguse salvama märkuse, siis see, mida sa sel hetkel koged neurofüsioloogiliselt, see on niisugune, mis nagu tekitab sus kohe see flight ja flight, ehk siis esimene reaktsioon on sul freeze ja pärast tuleb see flight ja flight. Ja see on just see, mis hakkab kogu seda ülejäänud asju pärssima, sest et aju on väga huvitavalt ehitatud. Me võime näha küll, mis piirkonnad, mis puhul reageerivad, aga noh, näiteks miks inimene mõtleb, see on nagu endiselt suhteliselt siukene teaduslikult veel siiamaani ikkagi põhjapanevalt tõestamata, eks ju. Aga see kõik, mis meid nagu segab, see lihtsalt kogu aeg hajutabki seda fookust. On see siis mingi mõte, et näed, et noh, homme mul on vaja presentatsioon teha või et ma ei tea, et kas nüüd lapsele nohu äkki ta hakkab nüüd haigeks ja kõik see võtab seda fookust kogu aeg ära. Ja noh, kuigi see mindfulness on nagu väga tore liikumine ja väga vajalik liikumine, seda vähemalt nagu õpetab natukenegi noh, nii-öelda seda fookust kontrollima, aga noh, et aju ei ole niimoodi ehitatud, aju sul kogu aeg ikkagi käib nii-öelda minevik tulevik, siis korraks fikseerib midagi jälle minevik tulevik, ehk siis ta lähtub ikkagi alati minevikust kogetust, õpitust, tõdetust ja nii edasi. Ja ta püüab ette ka aimata kogu aeg, et mis hakkab potentsiaalselt toimuma. Aga ta lähtub sellest, et see sündmus võiks korduda, mis nagu kunagi ei kordu. Ja noh, näiteks kui me võtame siin samas, olles siin EBS-i stuudios, juhtimisteadustest, kus ma olen ka ise doktorantuuris olnud, on hea väljend mängijad, eks ole, et mängijaid on liiga palju, ehk siis see, mis sina ette üritad võtta või ette näha, seal on liiga palju mõjufaktoreid, mis nagu nii selle suunas noh, nii-öelda liikumist või selle saavutamist, eks ole, määravad. Ja nüüd, kuna noh, see näiline kontroll, mida me siis üritame kogu aeg oma elu üle siis saavutada, sest noh, see tagab meile nii-öelda näilise turvatunde, seda tööd ei ole võimalik kunagi saavutada. Ja lihtsalt nüüd küsimus ongi selles, eks ole, et noh, kus nüüd leida see balanss, ehk siis noh, kui ma nüüd võtan, et tulgu mis tuleb, et ma nagu nii siin pole mõtet proovida, no siis ilmselgelt noh, ei tule ka mitte midagi välja. Kui ma nüüd üritan kramplikult kõike kontrollida, et siis saada seda turvatunnet, no siis läheb ka asi nässu, sest et sa lihtsalt ei saa nagu kontrollida, ehk siis sa pead leidma selle balansi. Ja selle balansi no, leidmisega kodanikud, kuidas ma ütlen, kulutavad oma elust päris palju aega. Mitte küll ennem, kui nad on siis sattunud niisugustesse keerulistemasse olukordadesse, vaid noh, ütleme ka igapäevaselt, eks ju. Ja seeläbi, noh, kuidas ma ütlen, et noorena on nagu lihtsam, et sul puudub veel see
negatiivsete kogemuste pagas ei ole nii suur ja sul on nagu ettekujutus, et kõik on veel ees, kuigi noh, ütleme, sa pead päris selgelt nägija olema, teadmaks, et palju siis sul tegelikult ees on üldse midagi, eks ju. Aga noh, nagu põhimõte on selles, et mida rohkem neid negatiivseid kogemusi tekib, eks ju, ja siis kuskil 35 ja pluss võiks öelda, hakkab ikkagi tekkima käega löömise efekt. Ja seepärast just, et inimene hakkab tajuma seda enda abitust, aga see on tegelikult näiline. Seepärast, et olles siin ka nüüd töötanud viimased aastad ühe päris, noh, ma ei saa öelda, et nüüd olümpiasportlasega, aga Euroopa tasemel päris kõva sportlasega, siis ma olen ka elite performance ehk siis eliit soorituse psühholoogiasse süvenenud päris põhjalikult lisaks neuro- ja aju ja muudele teadustele, mitte ainult psühholoogiasse. Sest inimene on hästi niisugune kompleksne, me ei saa ühe teadusharu põhiselt teda mitte kuidagi lahata, isegi kui me väga tahaksime. Siis mis eristab neid, kes saavad midagi, on ikkagi see, et nad mõtlevad teatud viisil. Ja läbi selle nad ka käituvad teatud viisil. Et nad ei ole mingid üliinimesed, vaid lihtsalt küsimus ongi selles, et kui eesmärgipäraselt esiteks nad tegutsevad ja teiseks, kuidas nad suudavad seda motivatsiooni üleval hoida ja kolmandaks on ka see, et see tegevuskava, mis nagu luuakse, noh, kui kõik eelmised punktid on ka täidetud, et ma isegi juba tean, mis ma tahan, eks ju, ja nüüd hakkan tegutsema, siis tavaliselt puudub, noh, kuidas ma ütlen, efektiivselt toimib süsteem. Ehk siis plaan nagu on, aga nagu reaalselt ei toimi. Muuseas, see on ka ettevõtete puhul väga tavaline nähtus. Ma olen väga palju juhte koolitanud. Mis sa arvad, miks on siis nii tavaline nähtus? Lihtsalt sellepärast, et vaata, me kasutades, ütleme, satume olukorda, mis meil ei sobi. Ehk siis, noh, mis iganes, ma ei tea, valisid vale eriala või abielust vale inimesega või noh, ma ei tea, majanduslangus tuli, sa ei saa enam niimoodi jätkata, eks ju. Siis me üritame nagu kasutada sama mõtteviisi, mis meid viis selle nii-öelda krahpunktini. Aga sa ei saa kasutada seda sama mõtteviisi, ehk siis kui sa jõuad punktist A punkti B ja sulle seal midagi ei meeldi ja tahad olla punktis C, siis sa pead, ma nimetan seda tagurpidi mõtlemiseks. Selle kohta on ka väga huvitavad teooriad, aga praktikas väga hästi toimub. Ja siis sa pead mõtlema teistmoodi. Ja noh, mitte ainult mõtlema, vaid ka ju siis läbi selle hakkama tegutsema teistmoodi. Ja seal on ka, no ütleme, eesmärkides, kui me räägime, siis näiteks eesmärkide puhul, eesmärgid ei toimi variant A, kui nad tunduvad meie ajule liiga kättesaamatud ja suured või siis vastupidiselt liiga väiksed, siis nad lihtsalt ei motiveeri meid tegutsema. Ja ma korra siia süstin sulle vahele, vaata, ega omandatud uskumused, sa räägid, et on mõtteviis, et inimene ei muuda enda käitumist, ja mis nende uskumustega siis on, et ja kuidas neid ümber settida? Uskumused on just see, et eks noh, me võime põhimõtteliselt lapsi võrrelda, nagu me ka kõik oleme lapsed, on nagu väiksed käsnad, sõna otses mõttes. Ehk siis, kui me vaatame laste käitumist, siis näiteks niisugune, noh, esimesed 2–2,5 eluaastat on nad täiega enda õiguste, inimõiguste, kusjuures ma ütleksin, eest seisvad indiviidid. Nii. Ehk siis, kui talle midagi ei meeldi, siis ta seda väljendab, ta ei pressi seda kuskile maha, ta ei jäta välja ütlemata, kui ta ei taha süüa, siis ta ei söö, kui ta tahab magada, siis ta magab sõltumata sellest, mida tahavad teised tema ümber. Aga kuskil 2–2,5 ta hakkab aru saama, et tema käitumisele järgneb siis mingite sündmuste ahel, eks ju. Ja ta tunneb esimest korda abitust, sest et noh, külmutuskapist ta ju ei saa isegi piima kätte ise, kui tal ei ole keegi ennem seda näidanud, et võta tool, roni peale, tõmba, kui ei tule lahti, tõmba veel rohkem või võta veel suurem tool. Et küsimus ei ole sinus, küsimus on külmutuskapi ukses lihtsalt, eks ju. Või siis ütleme metoodikas, kuidas seda sealt kätte saada. Ja ta hakkab aru saama ka seda, et ta sõltub teistest. See on näiteks huvitav, kui me võtame imikud, siis kui te võtate, et see 53 sentimeetrit, eks 3,5 kilo, ta suudab välja anda samat resonantsi oma nutuga, mis annab tänava puurmis see. Ehk siis me oleme varustatud ju sellega, et me jääksime ellu, see sama hääl ongi, ta karjub niivõrd kõvasti, selleks, et pange mind tähele, ma olen siin. Ja noh, meil on ka oma baasvajadused, mitte ainult Maslow püramiidist lähtuvalt.
ja üks sellest on alati see tähelepanu vajadus, sest et see garanteerib meil ellu jäämise, aga samamoodi on ka seesama kuulumisvajadus, ehk siis kuulumisega suuremasse gruppi, on ta siis alguses sul perekond, pärast ütleme klassikollektiiv, see garanteerib sulle ellu jäämise, arvab sinu aju, ütleme niimoodi. Ja sealt hakkavadki need probleemid pihta, sest üks asi on traumaatiline sündmus, teine asi on see, et sellega kaasneb ju alati mingisugune sotsiaalne interaktsioon teistega, mis on seda sündmust põhjendanud, sest kui sul on kõik hästi, oled rõõmsal meelel, kõnnid ringi, ma ei pea praegu silmas, ütleme, kui sa oled armunud, eks ole, ka siis on su tähelepanu ja fookus hoopis mujal, eks ju. Aga ütleme, sa oled nagu niukses, et ilm oli tore, kõik läks nagu hästi, sa oled rõõmsal meelel, eks ole, parasjagu neurotransmitterid annavad sulle peale, eks, et ergutavaid, toredaid, meeldivaid, keha tunneb ennast hästi igatipidi, nii. Ja siis on väga väike tõenäosus, et sa keset tänavat näiteks, ütleme, kõhuli käid, eks ju. Aga kui sa nüüd oled, eks ole, ärevus, mis nüüd saabub, jumal, ma jään kohe hiljaks, mis veel ülemus ütleb, jumal, ma jään veel töös ka ilma, mis ei saa ma paga lainudest, siis sa oled hoopis teistmoodi, käitud sellel samalt tänaval. Ja palju suurema tõenäosusega tänu sellele ka kukud sellesse, ma ei tea, porilompi, mis võib-olla ei olegi nii suur, aga sa mured lihtsalt, sest et kogu see keha on juba pinges alates sellest kortisool, okei, adrenaliini alguses tõmbab käima, aga pikema aja jooksul ta hakkab sind tapma, seepärast, et sul südamerütm on niivõrd kõrge kogu aeg. Võt seal on nagu need küsimused. Ehk siis pinge on alati see, mis inimest pärsib igas tegevuses. Ehk et see lapsepõlve teema või see, mis sa rääkisid, see 2 aastase, see väline sõltuvus. See sama laps seal, temaga mis toimub. Ta, eks ole, kui me näiteks võtame vastikus, kui üks baasemotsioon, mis on kõige tugevam, ma ütleksin, miks seepärast, eks kui ma võtan selle klaasijoove ära jooks, see garanteerib mulle ellu jäämise. Aga vastikus kui selline, tema all on ka moraalsed tõekspidamised, uskumused, väärtused, hinnangud, mida me omandame vanuseks 4-5 eluaastat kestmiselt. Nii. Ehk siis, ja nüüd ongi see, eks ole, selleks ajaks on selge, mis puhul sa oled hea või paha, mis puhul või kes on siis nii-öelda, kas tädi Kati on parem kui, ma ei tea, tädi Pille, eks ju, kas muslimid on nüüd siis kehvemad kui kristlased, eks ole, mida uskuda, mida mitte uskuda, kas 13 reede on nüüd kohutav või mitte, kas karta ussi seal metsateel või mitte, eks ole, aga sa oled ju õppinud need teiste pealt. Ja nüüd ongi, paremini läheb kahtlemata nendel, näiteks kui me võtame edukad inimesed, siis mis näitavad uuringud, nendel on, kuidas ma ütlen, lotovõiduna olnud vanemad siis nii-öelda, kes on ise olnud siis lahenduskeskse mõtteviisiga, ehk siis nad ei ole keskendunud probleemidele, vaid kui probleem on kerkinud, on nad koheselt suutnud hakata genereerima oma ajus, muuseas aju jaoks võtab aega maksimaalselt minut umbes, lahendust. Ja läbi selle ta ei tunne seda abitust. Ja lisaks on ka see, et me õpime läbi korduste. Ehk siis, kui te vaatad neid samu imikuid, eks ole, siis vaatad, kui järjepidevad nad on versus täiskasvanud inimesega. Ja täiskasvanud inimest hakkabki just pärssima see sama, et no jah, Katil tuleb välja, mul ei tule. Ehk siis, kui meid hakatakse võrdlema, vahet pidamata, kas või selleks, et meid nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis säästa mingitest asjadest. Mul oli just hiljaaega väga huvitav klient, üks väga tore naisjuht, väga võimekas naisjuht ja väga tegus naisjuht. Aga siis kui me mõtleme, et okei, ebakindlus, kus tuleb enesehinnang, miks on enesehinnang oluline? Sest kui mul enesehinnang on 0, ma ei julgegi midagi ette võtta. Selles on asi. Ja kus siis jõuab see punkt kätte, et see enesehinnang sellises jõuab? No vaata, seal ongi näiteks selle sama, ütleme, tema puhul oli see situatsioon, et ma ei saa aru, kuidas mul see enesehinnang on selline, aga miks? Ja siis tuleb, seal on 2 väga head teraapiaviisi, mis ma olen tuvastanud, mis toimivad väga-väga hästi, kus sa saad siis nii-öelda selle, kuidas ma ütlen, nii selle alateadvuseni, kui ka ütleme ratsionaalselt ümber seda muuta, siis kaasad mõlemad ajupoolkerad sellesse protsessi. Et kus see tuli? Et kui tema hakkas midagi tegema lapsena, nii, siis eks ole, ema, kes oli oma olemuselt kärsitu, mitte pahatahtlik, vanemad ei ole pahatahtlikud. Sellest pole küsimus, vaid nemad ka lähtuvad, kuidas nemad on kasvanud üles, eks ole, mida nemad on õppinud, kuidas nemad asjadest aru saavad. Ja see sama ema oli iga kord, et okei, kuule, pole vaja, ma teen ruttu ära. Nii. Ehk siis see on see sama näiteks, mis on ka juhtidel väga suur probleem alati. Juhid tavaliselt 2 asjas kukuvad läbi, ütleme 2 varianti on, kuidas nad feilivad siin elu. Et üks asi see, et ta üritab kõik ise ära teha, mis mitte mingil juhul
nagu ei toimi, sellepärast et kui ta hakkab tegelema pisiasjadega, siis ilmselgelt ta unustab ära oma põhifunktsiooni ehk siis viia ja suunata seda organisatsiooni selle lõpptulemuseni, mis on nagu käesoleval hetkel see eesmärk, aga pikemaajalisem eesmärk. Ja teine variant on siis see, et anname vabad käed, las teevad, mis nad tahavad, mis ka ei toimi. Aga kas see siis võibki tulla täpselt sellest kasvamise protsessist, lapsepõlve kasvamise protsessist, need samad uskumused, need emotsioonid, mis viivadki täpselt selle käitumiseni? Nagu mingi käsm paneb. Nii et ka selles mõttes ka, näiteks ka see, kellega sa igapäevaselt läbi käid, eks sellest öeldakse, sa oled keskmine 5, kellega sa iga päev läbi käid. Kui sul on ümberringi, virised, mul ei tule, see kõik salvestub ja see kõik mõjutab. See võib olla ükskõik, kui dopamiini tase kõrgemana juba bioloogiliselt sündinud, aga see ei päästa sind, kui sa oled nagu kõva virisejaga, sest varem või hiljem suhteliselt, paari kuu jooksul hakkab ka sinu niisugune negatiivism ikka nagu kõvasti nii-öeldes mõjutama kogu su käitumist, aga see hakkab jälle omakorda ju mis, sa ei mõtle mitte lahendust keskelt, vaid sa kogu aeg jääd probleemi keskelt. Ehk et Ülli, kuidas siis meil siin ka täna kirjas, et kuidas siis neid omandatud uskumusi ümber kujundada, et mõned nipid praegusesse see kindlasti ei käi ühe päevaga. Just. See kindlasti ei ole, seepärast on ka see 12-kuuline see kava kokku pandud. Aga räägige tõesti, miks siis 12 kuud, sa ütle ka, et see ühe päevaga ei käi mingi asja muutmine? Läbi aasta, kui sa võtad, sest et aju tahab saada ühte asja korraga. Et see on müüt, et me võime nagu saadata asja, see on sama absurdne, kui te, ma ei tea, võtate, teil on, ma ei tea, korter või maja ja üritate nüüd kogu korterit või kogu maja korraga hakata kõiki asju tegema, sest see ei tule niimoodi välja. Ja ta tahab, sest seal on harjumuste muutmises on ka küsimus. Aga harjumusi me saame muuta läbi selle, et me saame uue kogemuse, mis meil hakkab muusast enese hinnangut tõstma just läbi selle, et sa hakkad aru saama, et sul on enese kontroll tekib, näed tõesti, ma eile otsustasin ja näed, täna ma tegingi. Aga sellel iga asi tahab saada järjepidevust. Et seal on nagu erinevad komponendid, kõigepealt, mis sa tahad, siis kas on üldse sinu soov või on see sinu naise soov või mehe soov. Saad aru, sealt pannakse ka või oli see sinu vanemate soov, et sa saaksid arstiks ja sa ei taha üldse arst olla. Ja seal on kõik asjad, näiteks seesama, kuidas ma ikka toon loengutes näiteks, kuidas me valime näiteks oma elu või seda, elukustust ma praegu ei räägi, aga elukaaslast. See on tõenäosus statistiliselt, näiteks kui te olete kooli ajal seal hullult armunud, teil veel puudub kogemus, eks ole, et mingil hetkel lähete võib-olla lahku, eks ole, aga teil see puudub selles mõttes kooli ajal kokku jäänud väga sagedasti elavadki kõige kauem koos, eks ju, sest seal on, eks ole, tavaliselt ka ühised huvid, mis on seal nagu ja nad aktsepteerivad teineteist sellisena, nagu nad on, eks siis peenikesed niisugused mehhanismid on seal taga veel lisaks sellele. Aga nüüd, eks ole, jäite kokku, nii, nüüd viiteks selle tütarlapse või siis selle noormehe sinna koju, eks ole, ütled, näed, siin on minu eluarmastus. Siis tõenäosus, et ta ei meeldi vähemalt teie ühele vanemale, on 70%. Et ta mõlemile ei meeldi, on 50%. Siin ei ole veel õdesid, vendasid, sõbranna, Mati, kes meil Matit ei tea. Aga see kõik ju mõjutab teie otsuseid. Ja seeläbi ka kogu teie elu käiku. Ja nüüd ongi, et miks see eneseusk ja see eneskindlus on nagu nii oluline, just sellepärast, et mis näiteks edukaid iseloomustab, nad ei kuula kedagi. Nad küsivad nõu, aga nad lihtsalt lähevad nagu lapsed. Lähevad oma eesmärgi. Aga näiteks ma ütlen selles mõttes, et 35 ja pluss hakkab, siis selleks ajaks ju kõik juba teavad, mis selle puhul sa oled edukas, missugust maja sa pead oma, aga saad aru. Ja see on huvitav, inimene on täpselt nii tugev, kui sa võtad tema ümbert ära kogu tema varanduse ja positsiooni ja siis vaatad, mis järgi jääb. Ja võt see on nagu see, mis tegelikult kannab sind läbi elu, sest ülejäänud kõik muutub. Ehk et võibki öelda, et need, kes siis kuskile poole rihivad, näiteks kui ma vaatan oma venda, kes on 5 aastaga üles ehitanud väga märkimisväärse ettevõtte, eks ju, et kõigepealt vaatage, et appi, kuidas sa kogu aeg niimoodi surud ja ajad oma asja, ma tean, kuidas ma teen, miks ma seda asja teen ja täna on tal 5 aasta 10 miljoni käibega ettevõtte. Ükskõik, mis sa ei võta siin elus ette, kui sa hakkad järjepidevalt selle nimel tegutsema, siis võid sa sõna otsas mõttes kuu peale ka saada kosmonaudina. Ülli, tegelikult üks selline huvitav küsimus ka, et kui ma nüüd praegu olen paari organisatsiooniga rääkinud samasest mikromotist ja 12 kuud, on tulnud sellist huvitavat mõtet, et kas mu inimesed peavad 12 kuud vastu, et ega nad alla ei anna. Mis sõnum see tegelikult, kas on väike usk oma inimestesse või on siis see, et inimestel ongi see enesejuhtimine tegelikult nii kehv,
et nad ei suudagi ma ei ütleks pühenduda küsimus, või mis see on? see enesejuhtimise väljend on nii ära leierdatud, No just, et ma väga ja nagu räägi ei taha sellest ka. sellest enam isegi Just. kuulda mitte midagi. Just. Ja noh, ütleme nii, et ka küsimus on ka selles, et see, kui ma annan kellegile mingit juhendit, see ei toimi. See ei toimi seepärast, et sa aru, situatsioonid kogu aeg muutuvad, sa võid ükskõik kui palju neid juhendeid anda. See on sama absurdne, kui ütleme, kui ma kunagi tegelesin see liigsöömine, kui sõltuvushäire, ma olen ka seda õppinud nii. Nüüd eks ta tuleb, mul oleks vaja ainult 3 lauset. Esiteks, minge koju, nii, sööge vähem, liikuge rohkem, olge rõõmsam ja raha siia, kõik. Jah, teraapia teed. Aga ta ju ei tee seda. Ta ei tee, kui sellest ma ühtegi sõna poleks valetanud. Just, kõik on õige. Aga seal ongi see, et vaata, see ressurss on, see on niivõrd individuaalne ja inimesel ajul läheb aega. Tal on vaja mõelda vahepeal, vaata, selles on küsimus. Sest sellest samast, ütleme, loengust võtavad ka praegu näiteks. Üks märkab ühte asja, teine märkab teist asja. Üks jääb ühe koha peale. Mina läheb ju oma informatsiooniga juba edasi. Annan kogu aeg seda, aga tal on mõte alles siin. Just jääb kuskil, et huvitav mõte, vaid mis ta nüüd praegu ütles? Lisaks on ka see tõlgendamise küsimus, kuidas keegi midagi, see sõltub sellest, mis on tema sisend ennem olnud. Kui sa istud seal päevana puu all ja sul kukub õun pähe, siis ilmselgelt sa ei pane välja mingisugust geniaalset valemit. Sul peab olema selleks olnud tohutu sisend. Kui sa oled nüüd aednik, siis sa võib-olla mõtled, mis huvitav õunasort, see nüüd siin kasvas mu pea kohal. Aga kui sa oled seal nüüd Newton, siis sul on hoopis eelnev sisend olnud. Ja võt see sama sisend, see on nüüd ka kõigil väga erinev. Sealt tekivad ka need kommunikatsiooniprobleemid. Ehk need kogemused siis on ja... Mitte ainult kogemused, vaid just sisend, sest et me võtame kogu aeg märkamatul sisse. Ja aju on hästi plastiline. Aju kogu aeg muutub. No need õppisid ühte võõrkeelt, eks ju. Nii. Nüüd selle näitel võib-olla saab väga hästi praegu. Ehk siis, ütleme, tahtsid minna väga Jaapanisse elama, nüüd, sellepärast ei saa minna, et sa ei oska keelt. Nii, see tundub, võimatu takistus. Aga kui sa hakkad võtma nüüd, sul on vaja umbes 3000 sõna, selleks, et sa saaksid hakkama teises keskkonnas tava inimesena. Nii, 3000 sõna tohutu kogus, jaapani keeles mida, eks ju. Nii, aga kui sa võtad, et inimese aju, 10 sõna sa võid võtta päevas, rahulikult, kui sa võtad selle eesmärgiks, pühendad circa tund aega sellele ja omandad 10 sõna, siis sul jääb veel 65 päeva nii-öeldes aastas vabaks või siis lihtsalt kordusteks. Nii. Ehk siis sul on aastaga see asi lahendatud ja nüüd, kui sa sealt saad aru sellest, et näed, tõesti, võtsin ette ja näed sa, esimene päev, teine päev, 3. päev, 6 aega. Ma saan sellega hakkama. Okei, ma saan ka teisega hakkama. Lisaks see üks harjumus, kui sa paned ta rutiini sisse, alati tuleb uuendused panna rutiini sisse, siis ei unusta ära. Aga see hakkab teed mõjutama kõike muud. Kunagi üks väga tore raamat oli ühest vennast, kes oli, ma ei mäleta, kas ta oli Chicagos või New Yorgis, kus ta seal siis oli. Aga ühesõnaga, ta läks hommikuti käis jooksmas seal oma parkides. Ja see oli ristmik ja ristmikul siis kodanikud kõik jooksid kuidas? Lõigates neid nurki. Nii. Ja tema ühel päeval otsustas, et nüüd ma jooksen täpselt selle risti välja. Ja kuidas ta terve elu muutus. Seal ei ole mitte midagi imelikku. Et nii väikesed detailid. Kõik hakkabki pihta pisikestest. Inimese elu koosneb pisiasjadest. Kui sa tahad midagi muuta, siis mõtle välja, kuhu sa tahad välja jõuda. Ja hakka sealt nüüd realistliku tegevuskava. Sa ei saa kõike, kui sa teed kõike, demotivatsioon tekib sul kiirelt, ma kohe täiesti garanteerin. Näiteks siia vahepeale ütlen ka, et küsige julgelt küsimusi ka siin chatis, et me võtame lõpus ka küsimusi, nii et julgelt esitende küsimused ka praegu siia. Ja võt sellepärast ongi, et vaata seal kõik need teemad, mis ma sinna sisse olen pannud praegu, need on kõik, mis viivad sind siis selle poole, et sa hakkad aru saama, see kontroll on olemas sul elu ees, sinu elu sees, sa saad kontrollida oma elus toimuvat. Sa ei saa määrata, mis toimub väljaspool, aga seda sa saad. Ja lihtsalt, seesama, mis iseloomustab neid, kes saavad, ongi, neil on järjepidevus seal. Seal on veel omad niisugused pisikesed asjad, aga sellest ka saab seal. Räägin korra hirmudest jällegi, et jälle kuidagi ma tahaks jääda siis 12 kuu selle mõtte juurde. Miks on see hirm? Aga kas ma ikka saan, vaata, sa räägid eesmärke just. 2 asja, mis inimese elu pärsivad ja ei lase neil elada, minu arust kõige määravamad. Üks on süütunne, mis on otseselt seotud häbitundega ja muuseas emotsiooniga vastikus iseenda vastu. Ehk siis ma tunnen süüdi, see on, mis tõmbab kõige suuremad tipud maha alati. Mitte sellepärast, et ta näiteks kaotas, ütleme, et ta on olümpiavõitja. Just kõik läks hästi, nüüd mingil hetkel hakkab kaotab kõik.
Nii. See on täiesti tavaline. Küsimus ei ole selles, et ta ei oskaks kaotada, sest et need, kes on ainult võidule orienteeritud, kunagi ei võida. Seal on terve, ütleme, mingil hetkel alati hakkab psühholoogia mängima seal, mis toimub seal kõrvade vahel, mitte see, mida ta tehniliselt ainult teeb. Nii. Aga ta tunneb just süümekalt, et ta vedas kedagi teist alt läbi selle, mida ta tegi või mida ta jättis tegemata. See on hästi tavaline. Mis paneb teda omakorda häbi tundma, seda, et ta vedas teisi all, kes temaga seotud isikuid või siis kas või fänne või näiteks tiimi või perekonda. Ehk sellepärast inimesed ei võtaks asju ette. See on üks pool, mis tõmbab ja pärsib ja hakkab see enesehinnangut, sest seal hakkab see negatiivne sisemonoloog. Sisemonoloog on nagu mantra, nii et tasub mõelda, mida sa endale mõtled. Ja teine pool on hirm. Hirm oma olemuselt on 99,99999999999% ettekujutus. Sest reaalse hirmu kohal ma ütlen teile, et te kõik hakkate võitlema. Hakkate. Lõppvaalis raudselt hakkate võitlema. Sest et inimene on ehitatud, õigemini aju on ehitatud niimoodi, et ta tahab garanteerida, et me jääksime ellu. Jah, öeldakse see friis, eks ju, okei, nüüd ta oli seal, ma ei tea, vägivalla ohver ja miks ta siis friis, aga see friis garanteeris talle ellu jäämise. Aga reaalselt kõik me hakkame tegutsema, kõik me hakkame tegutsema. Elu janu on tegelikult niivõrd suur, aga kui nüüd, mis seda hakkab pigem pärsima, on just see, kui sulle räägitakse. Sa vaesekene ja nüüd ei ole midagi teha, nüüd on depressioon käes, nüüd võtta see. Inimesed on läbi ajaloo ja mitte ainult läbi inimese eksistentsi alates, ükskõik siis, kus ta siis alguse sai või ei saanud, on jäänud ellu kõikides situatsioonides, kõikides. Lihtsalt küsimus ongi, et mis eristab ühte, kes tuleb sealt välja ja teist, kes jääb sinna lamama, ongi see, et kas ta nüüd tahab olla, sest tavaline on see, et see on talle millegi jaoks kasulik. Sa ei saa kunagi ohvrit aidata, kui ohver ise tahab olla veel ohver. Kui ta keeldub olemast, see on tema otsus, sest me ei saa, me võime kõik päästa ja meie kohale saada, aga see ei aita. Aga kas siis töökohtadel, kui siin ka praegu juhid, personalijuhid, ka töötajad ise mõnes ettevõttes kuulavad, et kas see siis võibki tullagi sellest, et meil on need kogemused, need emotsioonid, need mõtteviisid, mis siis kas panevad meid siis tööd tegema või tegelikult pärsivad seda töö tegemist, eks ju, ka kodused probleemid, mis viib energia mujale, eks ju. Alati on seotud, kõik valdkonnad on omavahel seotud. Sest eks kui sul pole tervist, siis pole üldse. Tervis on nagu number 1 asi, nii või teisiti. Ma olen nagu spordiinstruktor, alati räägin sellest, aga see on tõsi, sest et sul võib olla, ma ei tea, ülejäänud asjad kõik, aga see kõik hakkab viltu vedama juba sellest, sest mõtle, kui sul on näiteks kõhuvalu versus sellega, kui sul ei ole kõhuvalu, mis toimub sinu peas, mis toimub kogu sinu päevases tegevuses, mis toimub selles suhtumises, kuidas sa asju näed, või kui sa oled näiteks magamata, täpselt sama asi. Sa hakkad ultreeritult teistesse asjadesse suhtuma. Ja see kõik ongi just see, et kui sul nüüd ühelt poolt hakkab see, siis see hakkab teisi valdkondi mõjutama. Ehk siis, kui sul enam pole sõpru, siis sul jääb ka see osa puudu. See on tohutult olnud. Miks? Kui sul pole hobi, sa tegeled ainult nende asjadega, mis on teiste jaoks head, siis sa võtad ära endalt ka selle, kus sa saad nagu nii-öelda seda rõõmu tunnet. Rõõmu meil on igas päevas vaja ja seepärast on ülioluline iga päev teha midagi, mis mulle ja ainult mulle, see ei ole isekus, rõõmu pakub. Sellepärast see on, see on, sest et sel hetkel, kui sa oled rõõmus, kui sa tunned sellest nagu rõõmu, ma ei mõtle, et sa käid niimoodi seal ringi oma hobiga tegeledes, aga see on see, kus su keha tegelikult ka paraneb, sest et ta funktsioneerib parimal moel. Aga see omakorda mõjutab, mis toimub siin. Ja muuseas see liikumine on selles mõttes väga hea, et kui on keerulised stressirikkad perioodid, siis vaata see sama, kui sa tunned, et siit valutab ja siit valutab, eks ju. Või kui sa kas või ühest löögist, ma mängin ise väga pikalt golfi, aga kui sa selle ühe löögi kogu selle mängu ajal, kui see õnnestub, siis see annab sulle täpselt selle sama tunde, nagu sa oleksid, ma ei tea, 42 kilomeetrit maratonis läbi jooksnud. Ehk siis vaat see on. Ja selle hirmuga, seal on enamusti, kui me vaatame lapsi, nad ei karda midagi, nad ei oska veel karta midagi, aga nad õpivad ju lähedaste pealt. Ja vaat sealt hakkabki lisaks see, eks ole, et meie suguvõsas pole ju keegi, eks ole, või et meie suguvõsas on ju kõik, eks ju. Nad ei tööta mitte teie vastu, vaid lihtsalt see on see, mida nemad on oma elu jooksul kogenud, mis on neile pärandatud ja ma ütlen ausalt, see on nagu lotovõit. Aga see ei tähenda seda, et me ei saaks seda muuta. Ka töökeskkonnas täpselt siis ongi samad inimesed, ka mina ja sina tulemegi oma nendest kogemustest, läbi elamistest, mõtteviisidest ja olemegi teinud teadliku valiku elus seda siis muuta
tahtes saavutada teistsuguseid eesmärke. Jah, praegu on muidugi väga huvitav on see Z-generatsioon, mis on nagu peavalu igale korra räägi sellest, siis poleks küsimus igale juhile ja seepärast, et vaata, siin on ka küsimus, et ega me ei saa neid süüdistada nii-öelda, sest nad on üles kasvanud arvutis. Ja see on see põhiline probleem, mis nad kogu aeg tekitavad, ongi see, et neil on väga palju plusse, aga probleemne pool on see, et kogu aeg peaks olema nagu huvitav ja kogu aeg peaks saama tagasisidet. Ja mõelge, mida teeb arvuti. Kogu aeg on huvitav ja kogu aeg tuleb tagasiside. Aga nüüd, kui te olete nagu sellise tüübi nii-öeldes ülemus, siis mõelge, et te peate päev läbi sisuliselt tegelema asjaga, mis üldse ei puutu asjasse. Sest et seda sama huvitavat poolt me peamegi ise enda elus genereerima. Ja seal on ka see, et näiteks see sama, see, et ta teaks üldse, mis talle sobiks, see, et ta oskaks valida endale mingisugust elukutset, see ka, kus me võime eeldada, et nüüd see, kes lõpetab seda gümnaasiumi või põhikooli, kus ta võiks seda teada, mida ta tegelikult tahab, kui tal puudub ju see, et ta pole ju proovinud erinevaid asju. Just, ja nüüd on ka see, et okei, kuidas me suhtume sellesse, et okei, omandas nüüd ühe, ma ei tea, kõrghariduse ära, siis sai aru, et minust juristi ei saa. Nii, läks nüüd õppima, ma ei tea, muusika. Toome seda pidi neid. Siis või hullem veel, lõpetas balletikooli ära, eks ole, ja siis teatas seal, et nüüd ma lähen juuksuriks. Mõelge, mis see suguvõsa teeb seal taga. Ongi minestab, sest ootused on teistsugused. See on ju kõik mõjufaktor, eks ju. Ja nüüd on ka küsimus selles, et kas see inimene ise võtab ette või võtta, sest ükskõik, kelle elu te ei vaata, ükskõik, kelle elu, kes on midagi saavutanud, see ei ole kunagi kerge, mitte kunagi. Aga kas ma siis saan sinust õigesti aru, et tegelikult ka praegu töökohtadel võib-olla väga palju inimesi, kes tegelikult on valinud endale vale karjääri, vale asja, mis ei ole üldse nende tugevus, aga nende mask on nii hea, et nad kannavad nii hästi selle pinge ja valu välja. Või elavad seda. Või siis tulebki see stress, depressioon, madal töövõimekus. Täpsustame korraks, et depressiooni kui haigus just väga, et see ei ole võimalik diagnoosida. Nii, mis see siis on? Sest seda diagnoositakse, see on depressiooni ja haiguslehele. See ei ole määratud. Lihtsalt küsimus on selles, et kui inimene on nüüd olnud nii-öelda olukordades, mis on olnud tema, ma rõhutan sõna, aju jaoks dramaatsed, sest et aju veab kogu aeg sul seoseid erinevate situatsioonidega, kus sa elus oled olnud, millel tegelikult ei ole ratsionaalselt mitte mingisugust seost meil näiliselt, aga praktiliselt aju jaoks on. Ehk siis, kui sa räägid oma emaga näiteks, siis mõtle teinekord, kui vana sa oled sel hetkel. Kas oled 5, 15 või nii vana, nagu sa praegu oled. Passivanus ja emotsionaalne vanus. Ja, seal ei ole midagi emotsionaalne, vaid lihtsalt sa hakkad käituma teatud viisil, mida rohkem sul on nüüd nii-öelda temaga kontakti olnud, sest et seal on olemas, me ei erista seda. Ütleme, me ei saa aru, kui vanad me oleme, aga me käitume vastavalt, ma ütleksin, traumaatilistele sündmustele enda elus. Ehk, et öeldakse, miks sa käitud nagu mingi titt praegu, miks sa praegu seda või teist, et vaatasid ka mingid repliigid on ja? Ja kui selles väga huvitav on ka see, et näiteks väga sageli, mitte ma ei saa öelda, et väga sageli, näiteks oled 100-80, aga ka see võib olla üks põhjus, et miks inimesed tahavad võtta vastutust oma elu eest. Sest ta ei taha tulla sealt välja, aga ta ei peagi tulema. Seda lapselikku poolt, seda julgust. Kui me võtame näiteks, et aju teismelisus on vanuses 11-24, 11-24, 60% informatsioonist läheb, kõik sul prügikasti on vare ja väär õnneks, jumal tänatud. Dopamiini tuleb peale, nii tänu sellele me võtame teadlikult riske, teadlikult, mitte nii, et umbes panin umbropsu seal, ma ei tea, motikaga seal mingeid hulluseid korraldasi. Ja vaata, see ongi see, et tegelikult see on nagu kõige süge innovatiivsem kontingent, aga nad ei näe laia pilti. Ehk siis me lõpetame ülikooli, aga me ei oska ikka puslet peal kokku panna. Aga miks ei oska siis? Seepärast, et aju ei ole niimoodi ehitatud. Meil ei ole veel seda kogemust. Aga kuidas siis nüüd saada? See on ka see, et õpetamise metoodika. Kusjuures see sama aju teismelisus oli 150 aastat tagasi vanuses 15-18 ainult. Inimese organism, ütleme, kui see on organismi osa, ta on juba nii palju ikkagi, kuidas ma tean, kohandunud. Me oleme väga fleksibel. Me kohandume. Aga nüüd, kui sa lähed, kui sa lähed nüüd eksperdi juurde, eks ole, ekspert ütleb, nii ongi. Ega me rohkem ei näe. Vaat ongi tegelikult, see on nii kurb, et siis tõmmataksegi kast nagu ümber ja ongi kõik korras. Ja seal on ka see, et miks pärast, ma ütleks niimoodi, et väiksed lapsed on kõige targemad. Ükskõik, mida sina neile ei räägi, nemad küsivad, miks.
Just, et on uudishimu, aga miks sa nii arvad, et sa ütled, et nii on? Ja siis me oleme doktoriõppes ja väga tore on, kui mõni küsib, miks? Sest et kõik võtavad, et see teooria juba ütles. Aga kas see teooria üldse paika peab? Et vaata see uudishimu ja kahtlus. Just, ja see ongi see sama, et saad aru, kuidas sind on õpetatud mõtlema. Kas sa lepid kõigega, mis öeldakse või sa oled uudishimulik ja tahad aru saada? Ja seal hakkabki sama pihta, et kas me nüüd, ja seal on ka see, et mis meie nüüd, eks ju. Või töökohal ka, aga boss ütles, et see ongi nii, aga võiks sealt on juba hirmufaktor tuleb hoopis, aga kui ma nüüd hakkan vastu, kusjuures alati ma ütlen, et tugevad juhid on need, kellel on tugevad nõuandjad. Nõrgad on need, kes siis nii-öelda hakkavad elimineerima neid, kes talle jalgu jäävad. Et see on ka, ega keskasme juht koht ei ole kunagi lihtne, ei ole, sa oled kahe tule vahel alati. Aga lihtsalt, kuidas ma ütlen, kui sa nüüd oled, ütleme, tavaline, kuidas ma ütleksin, kui sa oled empaatiavõimeline, siis tavaline on see, et sa tajud kogu aeg, ma rõhutan sõna võimeline, sa tajud, mis toimub teistega. Kui sul see puudub empaatiavõime, muuseas seda on circa 60% ainult, see pole minu välja mõeldis 7 aastat tagasi umbes hakkad sellest rääkima. Ehk siis sa ka ei taju, mis toimub teisega, eks sul on palju lihtsam teda näiteks üle lasta. Ka see faktor hakkab mängima. Nii, kui sa oled empaatiavõimeline, siis saaks ole mõtled, et okei, kui ma nüüd käitun niimoodi, ma jätan selle töö tegemata ja tema saab homme sellepärast on ka tema töö kahjustatud, siis ma võtan vastutust, aga ta ei võta vastutust. See on see sama, miks see antisotsiaalne isiksuse häire on tegelikult nagu üks kohutav kontingent, ma ütleksin eesti keeles ja otse. Ja kas selle empaatilisusega võimalik ka midagi peale hakata, et seda arendada, edendada? Mul on ka see väga huvitav küsimus. Kõik õpetavad, kuidas sa arendad ja edendad. Empaatia kui selline oma olemuselt on ta inimese võime. Ehk, et ta juba on või ei ole. Ta juba on või ei ole, sest kas sul see peegelneuronsüsteem ja suure tõenäosusega ka teised ajuosad registreerivad, mis toimub teistega või mitte. Kui nad nüüd ei registreeri, siis sa ei taju, mis tajub teine inimene. Ehk siis su käitumine on hoopis teissugune. See mõjutab kõike inimese elus. Kõike. Kui sul see on olemas, siis sa käitud teisiti kui see, kui sul see puudub. See on ka veel niisugune omase. Ja seal on see sama, et see vastutustunne. Inimesed ei taha võtta vastutust. Nad ei taha võtta vastutust. See on, miks pärast on ettevõtlikud ja juhttüübid ja mis on nagu teised seepärast, et nad ei taha. Ma ei ütle, et kõik peaksid võtma, aga lihtsalt seda, et enda elus. Saad aru, kui te ei võta enda elu eest vastutust, siis vabandage väga, kes juhib teie elu, on teist väljaspool seisvad isikud või sündmused. Aga võt see, mis ma enne tahtsin küsida, meil on siin küsimust ka, aga meil veel aeg on, et muutused, näiteks kui me räägime sellest teemast siin, see mikromott on ju, need 12 kuud rääkida inimestel nendel teemadel, täpselt see 60% siis empaatiline või mitte empaatiline, et miks on juhtidel või ka isegi organisatsioonide suurematel üksustel, kas see hirm või vastupanu või otsus võib-olla mitte tegeleda töötajate eraeluliste probleemidega, et meie ei tegele töötaja eraeluliste probleemidega, las tegelevad ise. Ma ei ütle seda, et siin küsimus ei saa olla selles, et nüüd lilleke on siin ja nüüd me kõik jookseme, et lillekesel oleks hea elu. Selles ei ole küsimus. Vaid lihtsalt küsimus selles, et mida paremini paigas on iga indiviid, seda tugevam on organisatsioon. Seda tugevam. Ükskõik, kui sa tahad oma flow'd seal saavutada, seal on ka omad komponendid, mis puhul see on see maksimaalne sooritus ja mis puhul see ei ole. Ja inimene on kahjuks alati inimene. On ta sul siinpool töökoha või sealpool töökoha ust. See lihtsalt on niimoodi. Kui tema ei taha, siis me ei saa, isegi kui me väga sunnime, sest vaata, me oleme juba ehitatud nii, nagu meil orientatsioonirefleks on. Mis mulle meeldib, sinnapoole ma lähen, mis mulle ei meeldi, seda ma üritan vältida. Nii. Mina ei saa sind sundida kuidagi moodi, ainult läbi selle, et motiveerida sind. Miks sa peaksid seda tahtma? Ja seal on ka see tavaliselt, ütleme nii, et kui ma koolitussaalis, kui ma positiivselt lugesin, hästi palju küsisin. Esimese küsimusena loengu alguses. Öelge, paljud teist hommikul tõusevad üles ja mõtlevad, et kuidas oleks võimalik täna rohkem kannatada. Ma ei saanud ühtegi positiivset käetõstu selle peale.
no võib-olla mõni mõtles, et okei, tahaks palju rohkem, kusjuures kannatamine ka tekitab dopamiini, ega see ka nagu niisugune trikivärk, ütleme, lihtsam on ju kannatada kui uudsust genereerida. Aga seal on nagu see, et inimesed tahavad oma olemuselt. Ükski laps ei taha, vaadake lapsi. Lapsed, ma räägin, hakake lastest pihta, siis näete, kes te ise olete. Et ükski laps ei taha karjumist, ei taha kisa, ükski laps ei taha seda, et asjad oleksid halvasti, ükski laps ei taha olla hirmunud, ükski laps ei taha olla kurb. Kõik püüdavad alati selle poole, et tal oleks hea ja rahulik. Nii. Ja see ongi see põhi. Ehk siis me ei saa lahendada kellegi teise elus toimuvaid asju. Aga kui me suudame seda vähemalt, et ta saab aru, et tal on kontroll oma elu üle. Ja kui me loome selle keskkonna, mis on realistlik, mitte ebarealistlik, et nagu ma ütleksin, et ka praegu on see, nagu nõukaajal oli, et 5 aasta plaan 4 aastaga, eks ole. Ehk siis seda ma kohtan nii palju organisatsioonides, mis on ebarealistlikud plaanid. Ja vaid vaataksime, siis saad aru ka nende ajud, sest et aju töötab kõige paremini. Üks asi korraga pluss eeldus on see, et me oleme rahulikud. Ehk siis me ei saa kuidagi moodi välja jätta neid teisi asju, aga see rahu, see on sul otseselt kõige lihtsam variant sul tekitada seda rahu, kui sa küsisid enne. On variant 1 on erinevad hingamised, millest ma hakkan rääkima seal loengutes ka, aga variant 2, kui muud ei aita, hoia lihtsalt neid suunurki ülevalpool. Miks? Sest kui ma hoian seda suunurka siin ülevalpool, siis see annab ajule signaali, et kõik on okei. Ehk et tegelikult on siis ühe nutika juhi nii-öelda hea mõte aidata töötaja teadlikkust tõsta ka eraelulistel teemadel, et nad lahendaksid mingeid asju, mis neid täna, võib-olla kui me räägime seal mikromotivatsioonist, seal seda motivatsiooni kinni hoiab, sest fookus ja energia läheb sinna ja tööle ja nendele suunurkadele ei jõuagi üldse keskenduda. Ma ütleks niimoodi, ma olen näinud üle 1100 organisatsiooni. Ja ma ütlen seda, iga organisatsioon on tema juhi nägu. Võt nii. Nii et seal, kuidas otsustatakse, nii on. Ja lihtsalt, kui võetakse suund, et me tahame parimat, võetakse suund, kui ei võeta, ei võeta. Ega maailm ei kuku kokku. Aga mõne inimese maailm võib kukkuda. No, ma ei saad aru, sa ei saa päästa, nagu ma ütlesin. Sest töökeskkond ka vaata mõjutab, aga no tõesti see päästeoperatsioon. See ei vii nagu mitte kuskile, see ei vii, reaalselt ei vii. Sest et vaadake, seal on ka küsimus selles, et see võib olla talle kasulik. Et tal on nagu vaja seda kogemust, et õpiks. Ta saab võib-olla tähele, ei, mitte seda, me kogu aeg ei eelda, keegi ei viitsi kogu aeg, vaid seda, et ta ei pea võtma vastutust oma elu eest või et ta saab läbi selle nii-öeldes näiteks kaastunnet, eks ju, või tähelepanu. Õpitud abitus tekib circa kuskil 2-3 nädalaga. Seda te võite küsida, ütleme, kes iganes tegeleb. Ehk on hüüumärk organisatsioonidele, kui kergesti võib see õpitud abitus tekkida ja siis, kui inimene ei tahagi hiljem vastutust võtta. Ei, aga see on küsimus selles, et see ei teki sul töökohas ainult. Ta on juba eelnevate kogemuste baasil. Lihtsalt, et parim, mis saab teha, kui sa saad tuge töötajad, küsimus on alati selles, et kuidas sa oskad neid valida. Seal on ka omad trikid, nipid tegelikult. Aga keda ma soovitaks alati vältida on neid, kes oskavad vastata kõikidel küsimustel perfektselt. See on alati läbi kukkumine kindlalt teie jaoks, organisatsiooni jaoks hilisem. A miks siis? Sellepärast, et ärevust tekitavates situatsioonides, nii nagu esmakohtingutel, täpselt samamoodi, sul on ärevustase kõrge, sa teed vigu. Kui sa nüüd vigu ei tee, see on asi kahtlane. Ja kui me räägime näiteks, võtame selle sama antisotsiaalse isiksuse, neil on südamerütm madalam, ehk siis ta oskab alati ja ta kasutab alati samu skeemi ja ta teab ka täpselt oma seadusi, oma õigusi ja nii edasi ja pärast olete nagu hädas, kuidas tast lahti saada. Just. Tead, aga ma küsin su käest siit ühe küsimuse praegu, et millised on need 2 teraapia vormi, mis töötavad, millele sa enne viitasid? Seal on üks parts teoorii, Richard Schwartz ja teine on Janis Shapiro oma silmade liikumisega, aga seal juures peab kindlasti olema hüpnoteraapilisi elemente ja iga hea teraapia on alati suhtumise muutmine, aga lihtsalt see võimaldab juurde saada, kuidas ma ütlen, alateadvus selle või ütleme salvestunud reaktsioonidele, mida me realistlikult või ütleme ratsionaalselt konsultatsiooni või nõustamise käigus ei suuda nagu tuvastada, sest et ta lihtsalt ei mäleta, sest ajul on niisugune hea omadus, et ta unustab.
ta unustab, aga kahjuks kehareaktsioonid, see, mis sa tajusid, mis sa tundsid, need jäävad ikkagi memorisse sisse, sest et keha, aju töötavad koos ja nüüd aju üritab meid alati jätta ellu, mis iganes situatsioon ei ole, aga ta baseerub mineviku kogemusel. Selles on asi. Sest et ta ekstreemselt traumaatiliste situatsioonide puhul on siis emotsionaalsed või füüsilised, ta ei näe laia pilti, tal puudub tuleviku perspektiiv, ta ei näe variant A, variant B, variant, ehk siis ütleme, kui me siin lõpetame, näiteks hakkate üle tänava minema, siis kui sa oled rahulik, sa vaatad, vasakult ei tule, paremalt ei tule, eks ole, ja seal on ülekäigurada, ma sinna ei viitsi, mina sinna porilamp, lähen siit, nii. Kõik siis sa näed variant A, variant B, variant C, variant D, edasi. Aga nüüd, kui sa näiteks astud tänava peale ja nüüd läheb kihutades korraga autonurga tagant, siis sa ei mõtle sellest, et kuidas ma eelmine kord hüppasin või mis oleks parim lahendus olnud või ma vana loll pea, vaid sa lihtsalt reageerid. Ja see ongi, aga su aju ei näe ja võt siin ongi, et tal tekib nagu see brain stuck, ehk siis ta jääb sinna kinni. Välistamaks seda, mis hakkab edaspidi, et edaspidi kunagi seda ei toimu. Et see on niisugune, see on huvitav ja hingamistehnikatega saab ka päris palju trikke teha, ma ütleksin. Või näiteks need tapping, siis sa pead võtma nagu viisi, kus olemasolevat seost aju jaoks, seda meenutust ja füüsilist osa näiteks hakkad segama ära. Et see on niisugune, aga lihtsalt need kaks toovad nagu välja ja see Bart's teooria, see Richard Schwartzi oma, see on nagu päris huvitav, et see ka toimib väga-väga hästi. Sest me jääme nagu on mingi traumaatiline sündmus ja me jääme nüüd sinna kinni, isegi aru saamata, et me oleme seal ja alati nende sündmustega me langetame mingisuguse otsuse, vaata, et mitte kunagi enam, et isegi mitte kuidas edasi, vaid mitte kunagi enam, vaata, see on tavaline. Ja siin on ka see, et kui võtta, et statistiliselt keskmiselt inimene muretseb 5 korda minuti jooksul, 5 korda, ma olen katseid teinud, siis ma ei usu mitte midagi ühtegi uuringut, kui ma pole läbi katsetada. Aga on jah, keskmiselt, et parimal juhul tuleb kuskil 3, ütleme, kui koolitusklassides, kui ma olen seda teinud, aga on ka neid, kes lausa 10 korda. Aga see tähendab circa, ütleme, mingi ikkagi 200 korda päevas. Versus sellega, et kui vähe sa seda ja ütleme ka aju, kuna ta tahab meid elus hoida, siis ta märkab pidevalt kuskil 70-80% potentsiaalset ohtu kogu aeg, mis sa omakorda, ma ütlen alates kortisoolist lõpetas, et sa kogu aeg oled nagu selles pinge, aga tänu selle sul fookus on absoluutselt hajutatud just, et sa ainult raalid, kuidas ellu jääda. Selle asemel, et rahulikult võtta, teha see meil ära ja vaadata, mis edasi saab. Nagu sa enne ütlesidki ju väga hästi, et kõik see baseerubki sellele varasemal kogemusel, läbi elamisel, tunnetuslik, millest sinu aju nüüd aru saab. Aga kogu aeg me õpime juurde, vaata. Ütleme nii, et kui me alustasime kell 11, siis aju oli teistsugune, kui ta on praegu. Ta kogu aeg ta muutub. Ta on tohutult nagu flexible. Ja ta seal, ütleme lihtsalt, et näiteks ka see sama müüt, et nüüd ma olen vana, nüüd ma enam ei saa. See on täielik müüt tegelikult. Lihtsalt, kui me saame vanemaks, siis ta töötab aeglasemalt. Aga mitte seda, ja see on ka jällegi, kuidas ma ütlen, muudetav, sellepärast, et kui sõltuvalt, kas sul on näiteks õpiharjumus on olemas või mitte, sest see on ja alati, kui me liigume edasi, peame toetuma tugevustele. Ehk siis, kui sa esimest võõrkeelt nagu õpid, see on su jaoks tunduvalt keerulisem kui see, kui sa õpid juba 3. võõrkeelt. Seal ka ju hakkab ise tekitama vaata seoseid ja kasutab neid oma vahel, tekkinud mustreid nii-öelda, või kuidas ma seda ütlen kõige lihtsam vist niimoodi ikkagi öelda, et kuidas ta nagu luua. Inimene on väga täiuslik. Ja ma ütlen, see mõttejõud, seda optimeeritud mõtteviisi, seda ma hakkasin, mingi hitt on see olnud täitsa, aga ta ongi, et koroona ajal hakkas väga hästi välja tulema, et kuidas osad jäid ootama, et tehke midagi ja siis osakes hakkasid elama. Aga vaata, seda aega sa tagasi ei saa, sõltumata sellest, mis toimub ümberringi. Ja lihtsalt alati tasub ka küsida, et okei, kui nüüd siin siuke situatsioon ja nii õudne ja kõik, esiteks kõik asjad lähevad mööda, see on üks, mida tasub meeles pidada ja teiseks on ka see, et senikaua, kui sa elad selles minevikus toimunud sündmuses, sa ei saa edasi minna. Ja kui sa nüüd lähed kaasa, ütleme seal nende samade rasked kliendid või rasked kolleegid, selle kiusu sellega jätta, alati tasub nagu mõelda, et kui oluline see perspektiivis on, ehk siis loo see perspektiiv ja hingamisega me mõjutame kogu närvisüsteemi kõiki osasid.
No just. Vot täna on meil nüüd nii palju huvitavaid teemasid olnud ja terve siis selle 12-kuulise programmi vältel tegelikult saabki nüüd need mõtted kõik juppideks võetud. Seepärast, et seda, see ongi, et seda on palju, vaata liiga palju. Praegu oli intensiivne, et nii palju kihte. Ja absoluutselt, ja seepärast on, et loomulikult me võime selle ühe päevaga ära rääkida, aga eks see, kui palju seda, küsimus on see, et kui palju rakendatakse, sest ka uuringud näitavad, et ütleme nii, et kui poole aasta pärast midagi toimub, aga circa 53% on juba tunni aja pärast sul ajus kadunud. Ehk et võib-olla siis ongi täpselt sellel ühel kuul see ühetunnine loeng mõjubki selles mõttes hästi, et inimene saab rahulikult järgi mõelda, ta saab praktikasse rakendada, selle asemel, et üks terve päev, võib-olla kui see inimene ei ole valmis just sellel päeval infot läbi töötama, siis võib öelda ka, et see loeng on mõttetu selles mõttes, et ta ei ole valmis seda töötama läbi. Aga ta saab järgi kuulata, mis oli see mõte, eks ju. Et ta ei pruugi omandada, aga kui ta nüüd tekib järgi kuulamise võimalus, et olgu, mis seal siis nüüd oli, ta kuuleb järgi ja mõtestab uuesti läbi. Ja loomulikult küsimus on ka selles, kas ta seda tahab või ta ei taha. Ja kui ta ei taha, siis ta ei taha. Ega me ei saa kunagi kedagi sundida. Ei saa santi sundida, kui sant ei taha kõndida, nagu öeldakse. Et niimoodi ta on. Nii, Ülli, aga üks viimane mõte veel siia lõppu meile täna. Mis sa siis ütled? Olge rahulikud. Kõik möödub. Just, nii et oleme rahulikud, kõik möödub, aga ei möödu see, et tõenäoliselt saad see informatsiooni selle kohta, et on tõesti Mikromod Pluss programm tulemas organisatsioonidele ja tõesti selleks, et edendada seda järjepidevust, seda enda sisemaailma mõtteviisi muutust ja ollagi siis miks mitte aasta pärast juba hoopis teistsugune inimene väga suures mõõdus ja seda heas mõttes. Aga suur tänu, et olid siin meiega. Aitäh Üllile, et ta meiega selliseid väga häid sisukaid mõtteid jagas. Ja kohtume juba siis tõesti uuesti kas kaamera vahendusel või siis laivis ja tõesti meile kõigile siis head vaimse tervise päeva. Ja kui sul tekkis küsimusi, siis kindlasti kirjuta meile ka siis info@meaningfultalks.eu või ka siis näiteks kristi@meaningfultalks.eu ja saame küsimused kenasti vastatud. Aga suur tänu, et olid meiega ja uute kohtumisteni.